Meie lugudes oleme teieni toonud erinevaid Vabaerakonnaga seotud inimesi. Aga täna tutvustame teile naist, kes pole varem meie saadetes osalenud. Ta on viljakas kirjanik ning kodus on tal 3 poega ja tütar ning hetkel ootab 5. last. Lisaks kõigele on ta ka väga aktiivne Vabaerakonna liige. Kui te veel pole ära arvanud, kellega on tegu, siis ta on Heli Künnapas, Pärnu ringkonna esinaine. Heli, sinu kui kirjaniku käest küsiksin, kas sina kirjutadki siis Vabaerakonnale kõik tekstid? Lühike vastus on ei. Mina kirjutan kõik enda tekstid, aga teistega peavad igaüks ikkagi ise hakkama saama. Õnneks on meil selline tore vahva seltskond, kes ikka ise suudavad enda tekstid valmis kirjutada. Aga mina kirjutan enda raamatuid ja nagu siin hiljuti välja tuli, siis neid loetakse ja laenutatakse ja ostetakse päris palju, nii et mitu raamatut aasta jooksul, see on see, mida mina suudan kirjutada. Räägiks ka tasuta ühistranspordist, mis on väga aktuaalne hetkel, et pärnakad on sõdinud kõige sõjakamalt siis tasuta ühistranspordi vastu, et mis koer teid pures? Põhimõtteliselt on küsimus selles, et me ei saa kõike kinni maksta ühiskassast ja kas see on kõige mõistlikum koht, kuhu meie kõigi ühist raha panna. Minul endal on 4 väikest last, me elame linnast väljas ja käime linnas väga tihedalt, aga ühistranspordiga kahjuks seda enamasti teha ei saa. Et lihtsalt sõidugraafikud ei sobi ja sealt kohast, kus me ka elame, ei tulegi tegelikult ühistransporti. Aga küsimus pole selles, et teistele ei võiks see tasuta olla, kuid kindlasti on paremaid kohti, kuhu ühisraha kasutada. Et tuleks toetada neid inimesi, kellel seda on vaja ja see kehtib kõigi muude teemade puhul ka, mitte ainult ühistranspordi puhul. Ma ei toeta seda, et me kanname kõigile tohutult ühtemoodi toetussummasid, nagu see ühistransport on ka, et suur summa, mida kulutatakse, vaid tuleks vaadata, keda on tõesti vaja mingi teemaga toetada. Miks sina oled valinud Vabaerakonna? Ma olen poliitikas osalenud aastast 2005 ja kui ma tahan poliitikas jätkuvalt osaleda, siis Vabaerakond on minu jaoks kõige mõistlikum grupp inimesi, kelle koos seda teha. Kui täna siin me kogume allkirju selleks, et riigi valitsemises raiskamist vähendada, siis mõned inimesed on öelnud, et mis allkirja mina annan, et minust ei sõltu midagi. Mina arvan vastupidi. Nagu ma ütlesin, mul on perekond, väiksed lapsed ja ma tean, et keegi teeb otsuseid nagunii. Minu kohta, mind puudutava, minu lapsi puudutava kohta ja miks ei peaks see mina olema, kes osaleb poliitikas ja osaleb selles, kuidas ja milliseid otsuseid tehakse. Aitäh!